ja sina annad meile seda head mannat taevast, millega või kellega me võime nii-öelda kasvada ja üles ehituda, saada tugevaks, olla rajatud kindlalt sellele alusele Kristus, kes sina oled. Ja me täname, et sinu sõna on elav ja terav ja väeline esile tooma ja läbi tungima kõigest, määratlema, paika panema kõike. Me täname, et see on sinu sõna olemus ja loomus, et teha elavaks meile seda, mis täna ei ole veel elav ja mõistma seda, mida me veel täna ei mõista. Et sa juhid meid täna kõige tõe sees. Tänu sulle selle eest. Jeesuse nimel. Amen. 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 Kiitus Jumalale. Ma toon siin ka Jumala sõnast esile mõningaid momente, mõeldes täna selle üle, et kui hea leping meil on täna, nüüd ütleme selles, et me elame täna selles uues ajastuses elame. Ma tooks siin algul välja mõned mõtted siin, mis räägib Vanatestamendi koha pealt. Ja siin näiteks Taaveti laul 105:37 ütleb selle rahva kohta, et siis ta viis nad välja koos hõbeda ja kullaga, ega olnud ühtki, kes oleks komistanud nende suguharude seas. See komistanud on jälle selline huvitav sõna, on ju. Et kivi jääb varba taha ja siis sa komistad, on ju. Ma usun, te saate aru, jutt ei ole sellest komistamisest. Vaid see tähendab, et ei olnud ühtegi väetit, ühtegi nõrka, ühtegi haiget. Ja seda on huvitav ette kujutada, et kui te neid filme vaatate, see Moosese 10 käsku ja need on ägedad filmid. No ma ei tea, vanasti sai vaadatud neid, kas need kaasajal, need on kindlasti ka olemas veel täiesti üleval. Hästi sellised teatraalselt hästi tehtud ja suurte rahvamassidega ja kõik nii edasi. Seal näitab, kuidas nad tassivad neid halvatuid ja vanureid keppidega kõnnivad seal ja igasuguseid on seal rahva seas. Teate, seda ei olnud seal rahva seas tegelikult. Filmid filmideks. Filmid ei ole tõesed. Piibel on tõene. Saate aru, on ju. Nii et see oli vana leping. Ja Jumal räägib, kuidas ta seal tegi ja kuidas siis seal asjad olid. Tähendab, ennem me näeme seda mitte siis, et kui nad Egiptusest välja tulid, ütleb, ei olnud ühtki haiget nende seas. Ei olnud lihtsalt. Väga kummaline mõelda täna. Mitte ühte. Sest meie see, kuidas ütleme, see inimeste probleem on see, me avame oma füüsilised silmad ja vaatame ringi siin maailmas, mis toimub. Nii-öelda me laseme tulla sellel kolmandal, kui me aru saame sellel kolmandal dimensioonil ja kõneleda meile. Meid, kes me oleme kutsutud elama 4. dimensioonis. Saame mõttest aru. Sellepärast kogemus ei tohiks kunagi dikteerida meile meie usku, mis on õige, mis on vale ja kuidas on ja kuidas ei ole. Saame mõttest aru, on ju. See on väga oluline. Selle peal käib väga suur lahing. Päevast päeva tõeline andmine käib. Hingevaenlase saatana poolt, on ju. Kogu aeg ta püüab meile midagi tõestada, vaata. Kas või kuidas on sinuga sinu olukord või kellegi teisega olukord. Vaata seda olukorda. Ta ei ütle kunagi vaata Kristust. Seal ta on kaotaja juba. Aga ta meelitab meid ühte teise võitlusesse, kus meil ei ole eriti šanssi, et võita. Ja vaat see on nüüd see lahing või selline pettuste suur skeem. See on huvitav siin teise Moosese raamatu ka, siin, kui me loeme seda 15. peatükis, siin ütleb ka, me teame see, kuidas Jumal annab need käsukorraldused, siis ta ütleb, et kui te peate mu seadusi, mida ma olen teile andnud ja täidate neid, siis olen ma teile, siis teen mina teiega ja siis on niimoodi lood. Kõige paremad, mis üldse olla saavad. Ikka meenuta, see on vana leping. See on vana, see on super hea, aga ikkagi vana. Kahju küll. Ta ütleb näiteks siin
see teise Moosese 15:26 ütleb, ma loen siit ainult ühe lõpufraasi, sest mina olen issand su ravija. See on see Jehova Rapha või kuidas seda hääldada heebrea keeles, see tervendaja. Mina olen su tervendaja. Ja ta ütleb, et need haigused, mis kõik said osaks egiptlastele, mitte ühest haigusest ei ole teile osa. Ta nimetab seda Egiptuse needuseks, mis jäi kõik maha. See kõik oli läinud, seda enam ei olnud. Ja siin, kus ta siin seda veel pärast edasigi räägib, seda siin näiteks see teise Moosese 23 ütleb veel selle rahva kohta, nagu see käsukorralduses oli. Te peate aga teenima issandat oma Jumalat, siis ta õnnistab sinu leiba ja vett. Ja ma hoian töve sinust eemal. Enneaegset sünnitajat ega sigimatut ei ole su maal. Ja ma teen täielikuks sinu päevade arvu. Ja nii edasi. Siis mismoodi ta hoiab vaenlastest ära ja ta ütleb, ja vaenlased põgenevad sinu teelt ja nad näitavad sulle selga ja nii edasi. See tähendab, et nad lähevad kõik su ees. Kuhu sa iganes lähed, vaenlased eest kaovad. Et see on selline, olukord on väga hea, siis ta nimetab terve neid hulk rahvaid kõik, keda ta siis nende eest ära ajab. Ja teie lähete ja võtate selle maa, mida mina teile kingin. On ju? Ja nüüd ütleme, oi, see on ju superleping ju. Kui sellises lepingus olla sellise jumalaga, mis siis viga? Aga meenuta, meie oleme täna uues. Veel paremas lepingus. Ei ole võrreldagi üldse midagi sellega. Saate aru, on ju? Aga siin paljud inimesed vaatavad siia, ütlevad, oi kui hea leping. Aga nüüd uues pole meil mitte midagi. Vaat see on pimedus. Sest siia, ütleme, kui nüüd seda kõrvutada näiteks selle heebrea kirja, kus ta siin ütleb selle uue lepingu kohta, ütleb näiteks, ma loen siit selle ühe fraasi ainult selles heebrea 8 ja siin 6. salm ütleb selle kohta. Nüüd on aga Jeesus saanud seda ülevama ameti, mida parema lepingu vahemees ta on, mis on seadustatud paremate tõotuste alusel. Ja ta ütleb selle esimese kohta siis, sest kui esimene leping oleks olnud laitmatu, siis ei oleks otsitud kohta teisele. Ja ta ütleb siis, ma teen uue lepingu ja ta ütleb, mitte selle esimese lepingu sarnase ka mitte, vaid ta teeb uue lepingu. Ta ei ole mitte sarnane, ei saa paralleele ka tuua, et oleks sarnane, vaid ta toob esile, et ta teeb täiesti uue lepingu. Ja nüüd meie elu ongi, kas sa mõistad täna, mis asi on uus leping? Vaat see asi läheb väga põnevaks. Kui sa mõistad täna, mis asi on uus leping, uus on täiesti uus. Absoluutselt on uus. Vanad seal sees enam ei ole. Ja iga vana, mida me sisse paneme, me saame ainult ära rikkuda nüüd seda uut. Vaat see on alles lugu. Nii et kui me lugesime, me vahel arvame niimoodi, et kui Jumal viib näiteks selle rahva sinna kõrbesse, Jumal, kui ta neid, mitte Jumal, see ei ole Jumal, me ei saa võtta, see on Jehova ingel, ta ütleb, ma saadan teie eele, teid juhtima sellel teel. Ja siis kuidas, teate, seal Jumal ei paku mitte nagu inimestele tervisekindlustust. Et siis ei ole teil haigusi, siis ei ole teil mitte midagi kogu sellel teekonnal. Ta ütleb, kellegi jalg ei paistetanud, riided, kõik jalanud, kõik kasvasid nendega vastavalt, kuidas nemad. Nii, põhimõttel, kõik Jumal hoolitses kõige eest.
Ja kujutate ette, kui seda arvatakse kuni 3 miljonit inimest, kujutate ette ikka veekogust, mida nad pidid päevas tarbima. See oli tonnides. Ja kui nad tahtsid liha süüa, siis kui Jumal ütles, et ma annan teile liha nii, et kuidas ta ütles, et teil tuleb ninast ka see liha välja, kui te seda sööte, et teil on seda nii palju. No Jumal oli tõesti hea varustaja, peaks ütlema. Millest oli sellel rahval puudus? Kulda ja hõbedat oli neil nii palju, et kogu seal Egiptuse rahvas andis neile kulla kaasa umbes, et peasite siit kaote, et maksid põhimõttel peale sellele rahvale, et minge ja elage nüüd seal. Halleluuja. Ei no, ma ütleks, see Jumal, ta ütleb ju ka, et ta on ju pannud seda ülekohtust ja patust koguma ja korjama, et siis anda sellele, kes Jumalale on meele järele. Vaata, me ei saa Jumalale asju ette kirjutada. Ma saan aru, me täna arutleme asju ja mõtleme asjade üle väga huvitavalt. Ma kuulsin tänagi, keegi ütles, et aga kas Piiblis on sellist kirja kohta olemas, et üldse Jumal peaks meile meeldima? Ja vaat siin me arutleme asju. Inimlik. Ja ma ei mõista seda alust, sest nõnda on Jumal maailma armastanud. Kui ta ei ole minu isa, kuidas ma saan olla tema poeg? Poeg saab ju isalt kõike, mida ta omab, saab ta pärandi ju isalt. Poeg elab isa läbi. Pojal ei ole võimet, tal ei ole oma ressurssi, millest elada. Ta sõltub täiesti sellest, kes on tema isa. Ja võiks öelda ka, ema. Ta ütleb ju, ta on meie kõigi sünnitaja. Okei. No, et püha vaim on meid sünnitanud, aga ütleme jah, see Saara ja Haagari lugu, et me oleme ju ka Saarast nagu sündinud selles mõistes, sest see on kõik olnud Jumala tõotuse alusel. Siin ei ole mitte midagi, meie tahet, soovi ega palvet ei ole arvestatud siin. Siin on maksev olnud vaid see, kes on Jumal. Ja täna me ütleme täpselt samamoodi, saame öelda, et me tõmbame ka täna tihti palju paralleele tõmbame. Ütleme näiteks neid tähendamissõnu lugedes siin vaatame, kas või nagu ütleme see veritõbine naine, kas või teeme nendest jutlusi asju ja siis räägime, kuidas see veritõbine naine mõtles seda, kui ta saab aga puudutada, siis ta pidi seda välja rääkima ja siis ta läks ja siis ta jõudis Jeesuseni ja siis ta puudutas. Ja see on meie teekond ka täna, kuidas jõuda Jeesuseni. Aga kuule, mis absurdi me räägime tegelikult, kui niimoodi võtta. Kas me oleme need katused naised täna? Me oleme Jumala pojad. Meie paneme ennast Jeesuse rüüsse. Las teised tulevad täna meie juurde ja puudutavad meid. No las olla nii. Aga meie peame täna nägema Jeesuses olemist. Vaata nüüd, kui me loeme neid kontekste, paralleele. No jah, ma saan aru, et vahel meil on räägitud ja siin on mingid mõttepulgad meie pähe pandud. Ja automaatselt refleksist me hakkame mõtlema ühte mõtet, milles ma ei anna aru, aga miks ma üldse seda teed mõtlen praegu? Ma ei ole ju see. Minu olemine on temas ja tema olemine on ju minus. Kui mina ei ole tema ja tema ei ole mina, siis ma küsin, kes ma olen, siis ma elan ju vanas. Siis on, et kui te täidate neid, kui te kõrvaldate eneste keskelt kõik need ebajumalad ja need viljakustulvad ja need kõik, teete nendele kõigele lõpu, siis on ainult tingimus. Aga nüüd on tulnud Jumala arm. Kas pole hea? Tema tuli ja tegi selle meie eest, et meie võtame vastu tema taeva kingituse. See on nii nagu tuleb ingel tuleb seal selle Saara juurde või samamoodi tuli ka Abrahami juurde ja ütles, et aasta pärast samal ajal on teil poeg. See tuleb taevast. Ja paljud inimesed tahavad öelda, no ega need asjad sul kuku taevast ka kaela. Ja ma ütlen, tegelikult kukuvad.
Vau. Tegelikult kukuvad. Just küsimus on, teate, me vahel arvame asjade kohta nii. No ma saan aru, palju arutelusid käib piibli üle ja piibel väidab seda, teist ja kolmandat. Teate, see veel, et piibel seda väidab, ei pruugi see töötada veel minu elus, sest küsimus on selles, kui ma usun seda, siis toimib see minu elus. Vot nii. Vaimus. Ilmutus. Vot. See on usu läbi. Me võtame tõotused vastu Jumala käest oma ellu ja mind ei huvita, mida see vend ja õde ja see keegi seal arvab, mõtleb ja mismoodi tema asjadesse suhtub. See minu asi on. Meie elame suhtes Jumalaga oma elu. Kas see ei ole hea? Just. Halleluja. Me võtame armu Jumala käest armu peale. Tema täiusest. Sest see arm ongi ju Jumala täius, kust me ammutame omale elu. Ja sellepärast, et tõotus ütleb, mina usun. Ja see on lihtsalt aamen. Ja rohkem ei ole tarvis. Sellepärast, et seda, vahel on seda võib-olla, kuidas ütleme siis nagu, et kui sa oled juba, me tahame ikka liigitada inimesi, et kas sa oled õpetatud, nagu üks päev, okei. Ma räägin selle loo. Ma olin tööl seal ja siis üks päev mulle, lihtsalt keegi helistab sisse. No ikka need, vaadake need kampaaniad, mis sisse helistavad, on ju. Aga see oli väga huvitav, jutt oli seal, et hakkab rääkima, et siin hiljaaegu olid paasapühad ja oled sa midagi Jeesusest ka kuulnud? Ma ütlesin, midagi ma olen ja kuulnud temast. Kõike väga täpselt võib-olla ei pruugi teada, midagi ma olen kuulnud. Siis ta küsis, aga kas sind on ka õpetatud Jeesuse kohta midagi? No ma juba hakkasin aru saama, kust poole see asi hakkab liikuma. Kas sind on ka õpetatud? Ma ütlesin, et vaat ei ole eriti, ma pole koolis käinud, usuteadust ei ole midagi õppinud, ma olen piiblit vahel lugenud ja mõningaid raamatuid lugenud ja siit ja sealt natukene nagu infot hankinud. Ja siis ta ütles, aga ma küsin ühe tähtsa küsimuse nüüd sinu käest. Et kui sa ühel päeval ära sured, kas sa tead, et sa lähed taevasse? Või jääd sa siia maa peale koos Kristusega siis valitsema? Et mis tõde sa usud? Ma ütlesin, et tead, ma ei usu, või mitte kumbagi ma hästi ei usu, mida sa mulle praegu pakud. Mul on hoopis kolmas tee. Mis see kolmas saab olla? Ja ma ütlesin, tead, ma juba praegu Kristusega valitsen. Siis ta jäi mõttesse natukene aega, ütles väga huvitav seisukoht, et niimoodi võib ka mõelda. Ja siis paneb telefoni ära, või põhimõttel, aga ta ei pannud telefoni kinni. Ja siis ma sain aru, seal oli mingisugune telefonide helistamise mingi keskus ja siis ta pöördub teiste poolde. Teiste sinna juurde ütleb, et kuule, siin üks härra vastab mulle hoopis, et ta juba praegu Kristusega valitseb. Ma ei osanud sellele aadaga ood öelda. Kuidas see veel võimalik saab olla? Ta pakkus mulle oma neid vahelehti ka, kust võiksid juurde, tähendab seda tõde lugeda ja siis rohkem tõde teada saada. Siis ma sain aru küll, kui ta lehe ütles mulle, ma sain aru, mis usuringkonna leht see on. Aga ma mõtlesin huvitav, et ka nemad on võtnud omal telefoni helistamised ja helistavad inimestele. Kas sa Jeesusest midagi oled kuulnud? Ja siis nad pakuvad seda valitsemise mandaati, aga nad räägivad seda peale surma. Aga meid on kutsutud nüüd ja selles elus valitsema Kristuse kaudu. Ja siis ta läks sinna teistega rääkima ja siis ütles, mis te sellest arvate? Nad peavad võib-olla oma kõrgemate, nad ei saa ju vist väga hästi, või niimoodi, kuidas nad, kas nad saavad uskuda, kui keegi midagi ütleb neile. Vaata, meie oleme tihti vabad, aga kui sa oled sellises usuringkonnas, kus sulle ülalt alla öeldakse, kuidas on õige ja kuidas peab uskuma ja teised asjad ei ole õiged. Aga see oli selline huvitav stseen, et ka pakutakse Jeesust nüüd telefoni teel. Niimoodi helistatakse ja väga huvitav. See selleks. Aga niisugused huvitavad asjad on, et võib-olla nemadki, kes seal pakuvad, saavad ise ka tööst teadlikuks siis.
et täna, nüüd ja praegu on aeg. Ja kui sa mõtled üldse piibli peale, siis näed, et kõik, mis Jumal on piiblis töötanud, on täna, nüüd ja praegu. Just. See ajastu on läbi, kus kummardati sellel mäel ja niimoodi ja kes juudid templis ja paganad seal kuskil mäel ja nii edasi. Et ta ütleb nüüd on tulnud aeg, kus kummardajad kummardavad vaimus ja tões. Igal pool, igal ajal, igal viisil. Siin ei ole aega ega ruumi enam. Siin on kõikjal ja kõigil viisidel, võiks öelda. Sest meie südame avatus on Jumalale. Ja nagu me oleme avanenud Jumalale, niimoodi Jumal toimib läbi meie. Nii et see ei ole enam elu nii palju, mida meie Jumalale, vaid hoopis Jumala elu meie sees, mis on vaatlemisväärt. Nii et see on elamustega, teate. Halleluja. Nii et see uus leping on täna nii palju parem ja kui me arvame, et see oli hea midagi, mis oli vanas, siis teate, mida sa seal võrdled? Ta ütleb, see leping ei võinud mitte kedagi teha täiuslikuks. Mitte kedagi. Sest see oli lihale. Liha ei saa kunagi täiuslikuks. Aga vaimu uues olemises me oleme sündinud Jumala täiusest. Ja seal on esile tulnud see, kes on Kristus. Seal küsitakse ainult selle kohta, kes on Kristus. See on nagu prohvetlik sõna, teate. Nii et siin, teate, ma elus ei küsi ka palju, kuidas käekäik ja kuidas läheb ja kuidas on. Küsimus on kogu aeg, kes sa oled? Just. Elu baseerub alusel, kes sa nüüd oled. Sa oled nüüd Kristus maa peal. Kristus tuntakse vaid ainult sinu ja minu läbi. Ja kui Kristus tuntakse väga imelikuna, siis küsi, kelle kaudu. Aga kas ei ole nii? Kui valitsus täna meie maal teeb natuke selliseid imelikke trikke ja asju toimetab seal, siis on jälle küsimus, aga kus toimetab kogudus? Tegelikult need on omavahelises paralleelis. Sest see, mis vaimses paika pannakse, sellest toimib täna see väline. Nii et siin, tahad või taha, need on nii-öelda tõsiasjad. Aga kui siin, ma tahan öelda, et siin selles vanas lepingus, kui ei olnud ühtki seda nõrka ega sellist, kuidas ütleme, jõuetut, väsinut, ei olnud nende keskel, sest taevas varustas neid. Kuulge, mis on täna siis, kui tema elu on meie elu? Kuulge, mis on uues? Kristus elab oma elu sinus ja minus. See on tõde ja kes selle tõe ära tunnetab, on vaba. Amen. Te tunnetate tõe ja tõde toob vabaduse. Ära küsi, kuidas. Kristus on see. Seda ei õpita. Seda võetakse usus vastu ja see sünnib. Mismoodi sa õpid ennast uuesti sündinuks, tahaks teada. Me vahel anname välja selliseid huvitavaid kristlastena selliseid programme. Õpi selgeks. Tule koolitusele. Nii nagu mulle seal ka pakuti. Kes on sinu õpetaja või kes sind on õpetanud? Aga sul polegi õpetajat. Aga kus sa siis üldse oled, nagu küsitakse? Püha vaim on ju meie sees, tarkuse vaim. On ju? Ta on väevaim. On ju? Tema on see, kes annab meile ilmutust. On ju? Iseendast. Kuidas me saame teda järgida, kui meil ei ole tema vaimu? Ainult Jumal ütleb ju, et vaid see, mis on Jumalast, teab vaid Jumala vaim. Ja kujutad ette, kui Jumala vaim elab minu ja sinu sees, siis ta enda omast võtab ja meiega ta ju jagab. Ja selles ajastus, kuhu ma olen jõudnud, seda tõde ta minuga jagab. Muidugi, eks see Jumala arsenal ole ju tohutu, kui niimoodi võtta. See on piirideta. Nii nagu täna, kui ma mõtlesin sellele, et kui ma mõistan, et Jumal mind armastab, siis on see teema, et aga mida ma veel elus vajaksin? Kõik on ju olemas. Tema on minu armastav isa. See on kõik, mida ma vajan teada. Aga täna, mismoodi see ühiskond tahab kõige selle vastu rääkida. Mitte ainult ühiskond, ka kristlaskond. Nii et see on üks selline lahing, armsad.
millega me oleme vastakuti. Ja tihti räägitakse meile tingimusi. Noh, teate, kui Jumal tuli meie ellu, teate, kui hea on mõelda täna see. Ta tuli ja tegeles patu juurega meie sees. Ta võttis selle juure meie seest, aga nüüd on küsimus, kuidas saavad tulla näiteks needused, haigused, mis iganes pimedused, kuidas nad meie ellu saavad tulla, kui see juurikas on läinud. Vale kaudu mõtlemine. No vot täpselt, me anname vale mõtteviisile järgi, sest nüüd kurat ei saa meid enam tegelikult eksitada. Aga et ma tõde ei näe, ei tea, ei ela, ei tunneta, sellega koos ei ole, siis tal vahel läheb korda. Aga pole probleemi, kui tal korda läheb. Järgmisel hetkel oled väljas lupsti. Jah, sest sa saad aru, see ei toida minekut. Just! Kristus tuleb et sa oled poeg, sa oled vaba, sa oled saanud tema seisuse. Nüüd ma olen tema õnnistatu, tema armastatu. Ja vaata nüüd see, mida ma temalt oman, see on nüüd halleluuja. Nii et kui selline hool oli juba vana lepingu ajal, oli Jumalal oma, võiks öelda oma rahvaga, milline on nüüd Jumalal oma poegadega. Vaata, me oleme saanud staatuse palju lähedasema kui see, mis oli selle vana lepingu ajal. Ta ütleb, mida ei saa võrreldagi enam uuega. Pole võimalik paralleeligi tuua. See just see kõige võimsam sisu on selles, et see uus leping on tehtud Kristuse ja Jumala vahel. Vana leping oli inimese ja Jumala vahel. No inimene, kuidas sa täidad seda oma osa? Vaat siin on see küsimus. Ja ta ei olnud suuteline. Vana lepingu võiks, selle esimese lepingu olukord võiks öelda, mis selle nõrkus oli. Nõrkus oligi inimene. Aga inimene on uues välja jäetud. Kas pole hea uudis? Aga sisse me oleme ikkagi võetud. Ja mida nad on sisse? Jumal oli Kristus sees ja lepitas maailma iseenesega ja võttis kogu maailma nüüd iseenda sisse. Ja tead, ta ei küsinud sinult ja minult luba ka mitte selleks. Ta tegi ära. Ja ta sai hakkama. Ja ta ei kukkunud läbi. Tal ei olnud ebaõnnestumist. Teate, need on kõik super head mõtted. Ja kui üks tingimus tuleb mängu, kohe on süü, hukkamõist ja surm. Läheb oma rada, patt ja läheb see allakäik läheb kohe. Aga nüüd ta ütleb, et aga kes nüüd on Kristuses, ei ole enam hukkamõistu, ei ole enam süüd, pole enam juurikat sees, mis toodaks seda. Halleluuja! Igavene õnnistus on tulnud. Ja täna mõelda sellele, et vahel kuulan ka seal neid teisi, kes kõnelevad ja räägivad, siis tänan, jah, et kes seda esile toovad. Ma saan aru, et vahel on nii raske väljendada seda üht sõnumit, et kui ma olen Kristuses ja Kristus on minus, kujutame ette. Me oleme saanud üheks Kristusega, iga Jumala laps, sina ja mina, oleme üheks saanud. Siis nii nagu tema on, nii õige kui tema on, olen mina õige. Just nii! Sama püha. Nii püha kui on tema, olen ka mina. Mul ei ole teist pühadust väljaspool tema pühadust. Mina usun seda. Ja nii täiuslik kui on tema, sama täiuslik olen mina. See ongi armsad Kristus. Tead, kui sa hakkad seda mõtlema, appi kui heas olukorras ma olen, kas ma enam paremas olla saan. Ja nüüd ei tähenda enam see, mida inimesed räägivad. Nüüd tähendab, mida Jumal räägib. Ja Jumala kõnelus on Kristuses. Halleluuja. Teate, see on nii super hea asi. Ma mõtleks korra lahti selle Kolossa, tead selle teise peatüki. Ja vaadake see 6. salm ütleb siin niimoodi. Nii nagu te nüüd olete Kristuse Jeesuse võtnud vastu issandaks, nõnda käige temas. See lihtsalt on nii. Käime temas. Faktiline tõsiasi. Et kuidas ma olen vastu võtnud
Jumala pakkumisele on vastu Jah. võtnud. See pole minu võtta olnud, kui Jumal poleks seda mulle pakkunud. jah , Nii et tema seda pakkus, võtsin mina vastu ja nüüd mina käin selle sees. On ju? Ja kui sa paned tähele nüüd salm 8 siin edasi. Vaadake, et keegi teid ei riisuks tarkuse õpetuse, tühja pettuse abil, mis vastavad inimeste pärimusele, maailma algainetele ja mitte Kristusele. Tähendab, kõik see on see kuidas ütelda, kolmanda dimensiooni mäng meie ümber. Pettuse maailm. Ja kuidas sa nüüd osaled seal, mis iganes, teatud, võiks öelda, kristlikel olümpiamängudel kogu aeg midagi saavutada. Kuhu sa tahad välja jõuda? Kui sul ei ole võimalik enam välja jõuda, sest sa oled juba välja jõudnud. See on nagu ma tahan tungida kusagile ruumi, kus ma juba sees olen. Kuidas sa seda saad? Ma ei tea, kuidas. Kui sa seal oled juba. Tee silmad lahti ja näe. On ju? Sa ei saa midagi selleks teha, sest Jumal asetas sind sinna. Vaat oleks mina roninud sinna veel või kuidagi ust püüdnud lahti muukida või kuidagi sisse saada. Tema asetas mind seisusesse Kristuses. Ja nii kui tema ütleb täna, sa oled minu õige, minu välja valitu, siis ma ei pea kuulama enam, mida inimesed arvavad. Ükskõik, mida nad arvavad. Olgu see lääne poole, vida poole, mingi kus tahes. Nende arvamused. Minul on see sõna, mida Kristus mulle on öelnud. Ja vaata, see miski on kalju minu sees. Ja seda kaljut teate ei saa mitte keegi kõigutada. Sellepärast, et viimsel päevil räägib ta nüüd oma poja kaudu. Ja igasugune, ütleme, okei, seal nägemuses mäel, Eeli ja Mooses on läinud, kõik on lõpus läinud. Ja kes on järgi jäänud? Jeesus. Tema on mu armas poeg, teda kuulake. Teate, see on see lõpuaegades, kuhu me oleme sisse jõudnud. Ma ei saa kuulata enam. Okei, vaat siin on natuke teravad teemad, sest ma saan aru, rääkides kuulajaskond on lai. Me kuulame väga palju Moosest, me kuulame väga palju prohveteid, me kuulame seda, teist ja kolmandat. Aga alati tekib küsimus, kuidas on Jeesusega? Mida Jeesus selle kohta ütleb? Ja vaat siin algabki nüüd see mäng, aga piibel seal ütleb seda ja seal ütleb toda ja seal väljendab niimoodi. No ja siis, ma tahaks teada, mida Jeesus ütleb. Vaadake, meie kristliku usuelu alus on Jeesus, mitte pühad kirjad. Need on nüüd abiks ja õnnistuseks ja kasuks ja ülesehituseks ja kõik selle sees me leiame Kristuse. Aga mitte püha kiri ei ole Jumal. Oi, kui me sellest vabaneme. Halleluuja, algas hindamise ajastu. Iga Jumala poeg on püha vaimu poolt juhitud. Kõige tõe sees. On ju hea? Tegelikult meil on tegemist ühe elava, konkreetse isiksusega. Mitte, ma saan aru, piibel on nagu suur, kuidas ütleme, raamatukogu. Tegelikult me peame seda võtma kui raamatukogu. Ma lähen sinna raamatukokku ja võtan ühe raamatu ja loen seda. On ju? Me peaksime suhtuma natuke teistmoodi piiblisse. Aga me võtame siin piiblis, iga sõna on Jumala vaimu poolt, nii kui ta Timoteusele ütleb. Jumala pühakiri on vaimu poolt sisendatud ja kasulik kasvatuseks, õpetuseks, noomimiseks, kõik selleks ja selleks ja selleks. Ja nüüd me ütleme, ja see ongi meie Jumal. Ja siin ämbris ma nüüd omadega olengi. Täna kuulates seal ühte saadet, keegi just küsis seal analoogset asja seal kellegi käest. Seal on küsimuste-vastuste nagu vorm. Ja seal keegi küsib, et ütleks 5 või 7 seda punkti, mis näitaks, et piiblis on mingisugune vastuolu. Ta ütles, ma võin neid kohe sulle 100 ka välja käia kohe. Ja midagi ei ole teha, nii ongi. Aga püha vaim ei räägi püha vaimu vastu, saate aru? Nii et siin on tegemist, millegiga siin on tegemist. Nad kõik olid teatud mõttes mingil viisil valgustatud Jumala poolt. Aga kui palju on seal ka veel
seda, mis iganes, heebrea pärandit, kultuuri, täpselt see, mille kohta ma siin lugesin, nagu ta ütleb siin, et tarkuse õpetust, tühi pettus, mis vastavad inimeste pärimusele ja näiteks, kui te mõtlete, teatud aeg, kui sa loed, mis iganes, kas siin Jeesuse päevist piibel räägib, teatud aeg ta oli tõde. Jeesuse lihapäevi. Jeesus läheb Kolgatale ja ta ei ole enam tõde. Lõpetas või toimi. Vot, nüüd maksab Kristuse ohver ja ei maksa enam meie pingutus. Igavesti. Kas pole huvitav? See on natukene mõtlema panev, et me vahel arutleme, noh, ma kuulen vahel niimoodi, kui arutelu käib, arutletakse piibli kirjakohtade üle. Me ei tee vahet üldse sellel, kus ta algab uus leping. Ja paneme kogu piibli ühte patta ja siis on ainult vasturääkivuste selline arutelu käib. Ühed väidavad seda, teised väidavad teist, vastupidist on ju. Ja piibel räägib iseenda ka vastupidi või noh, vastu. Ta on oma vahel ka vastu. Seda on käsikirjad pani kõik kokku ju, sellest pool tulebki ju tegelikult see üldine nimi. Vaata, kui sa eriti võtad ilmutuse raamatu, no näiteks lihtsalt võttes, ma saan aru, ta võeti ju alles vist minu meelest lõplikult, oli see 5. sajand, kus ta võeti lõplikult piibli raamatusse. Teda ei suudetud ju üldse ära närida või süüa seda sisu, mis seal sees on. Ja kui sa nüüd mõtled näiteks seal ilmutuse raamatuski, on ju, kui Jeesus ütleb ise maa peal olles, kujutate ette, nüüd ei ole enam juut ega kreeklast. Ei ole enam paganatega, ütleme, õiget. Ei ole enam. Läinud on. Kuidas on läinud? Kristus oma ohvri kaudu. Kõik on läinud. Kõik on ainult uus inimene Kristus. On nüüd järgi jäänud. Aga nüüd hakka ilmutuse raamatut lugema. Ta annab jälle valitsuse paganate üle. Vabandust, kes need üldse paganad on, tahaks teada. Neid pole ju enam. Lõpetatud. Kuidas ilmutuse raamat saab tuua, kui sa ühe tähekese ära võtad, oled sa igavesti neetud? Kuidas? Kristus sai neetuks. Lõpetas. No tema lõpetas ju kõik ära. Needust ei ole enam. Juurikas on ka läinud, mis sa toodad teda? On ju? Kui sa niimoodi mõtled. Jah, meie lihtsalt, et me kuuleme rumalusi jälle täpselt need esivanemate pärandid, me kuuleme neid oma hinge tasandil ja me räägime välja, mida me kuuleme ja paneme rumalused kehtima. Aga neid ei ole enam. Kaos ongi maa peal, selle tõttu. Jah, nii et kui ma ei näe seda, kuidas see on, targem on siis lihtsalt vaguse olla või seal, mis seal ilmutuse raamatus, seal on nii palju neid kirjakohti, millest, tähendab, selline asi tekib, ilmutuse raamatut lugedes tekib üks selline mõte, kui sa nüüd loed nagu teisi kirju, et Jeesus ei ole veel ristil käinud. Vana lepingu aeg kehtib, ainult tegudest, ainult teod määratlevad, teine surm, 1000-aastane rahuriik. Mida Paulus nendest asjadest üldse räägib? Mis asi see on? On ju? Mitte sõnakestki. Apostlid ei tea sellest mitte midagi. Ei tea. Ja ilmutuse raamatus on kõik see meile kirja pandud, see on nagu rada maha pandud. Kui sa sellele lähed, siis on nii ja nii ja nii. Saatus selline on ju. Ja võt, siin nagu, mina näen seda, et kui, kas või ütleme, Paulusele ei ole seda asja ilmutatud. Kuidas ma saan liikuda selle peal? Ei saagi. Aga meie kogume tihti teoloogilise kogumiku, võtame siis sellest piibli raamatust, võtame endale ja sellega kujundame oma kristluse. Ja siit ei oska enam mitte midagi peale hakata. Esimene küsimus on, kui mina kuulen neid asju, räägi, kuidas Jeesus sulle selle töö ilmutas, tahaks teada. Sest ta ei oska muud öelda, kui piibel ainult ütleb. Ma ütlen, jah, piibel ütleb palju muidki asju. Aga ma ei saa järgida seda, kui Jeesus ei ole mulle avanud. Sest läbi avanemise avatakse elutee rada, millel ma täna kõnnin. Ja tema on see elutee rada. Sellel teel ma ei komista, nii kui Jesaja 42 ütleb. Ei ole võimalik komistada. Aga segadus võib olla suur, on ju, saame aru. Ja siin segaduses toimubki palju tolmu ja palju sellist küsimusi ja arutelusid ja miks ja naamoodi ja niimoodi need asjad on. Tähendab, oluline on see, kas see on Kristuse ilmutus. Neil ei ole fookus tegelikult selle peal, Kristuse peal. Jah,
et mis ta tegi, jah? Kristus on ju tegelikult, noh, minu meelest need on väga head pildid, mida tema on andnud meile. Nii nagu me siin üks õhtul ühegagi rääkisime sellest, et tegelikult ta on kutsunud meid pidu pidama. Tõelist pidu. Kui sa mõtled kadunud poja koju tulek, on ju, me olime kadunud. Aga me oleme nüüd tema pojad. Kas pole hea uudis? Ja seda ei muuda mitte miski ega mitte keegi. Nii nagu sa loed seal Rooma 8:32 on ju neid, et kui Jumal on meid armastanud, kui Jumal on meie poolt, kui Jumal on ühes meiega, kes võib rääkida või tulla meie vastu? Keegi ei saa. Ei saa, võimatu. Mitte kellelgi ei ole midagi välja käia selle vastu. Kui Jumal on midagi teinud meiega, siis see lihtsalt nii on. Ja rääkigu seal teised, karjugu teised, noh, öeldaks ikka, et las koerad hauguvad, karavan läheb edasi. Ikka läheb oma teed edasi. Jumal on pannud liikuma selle ja ta liigub seda teed. Aga ma ei hooli, mida teised arvavad kõrval minu liikumisest. On ju? Vaat minu enda sisse on sündinud see usk. Jumal kinkis selle usu minu sisse. Ja mina käin selle usu varal. Elan, toimin selle usu varal. Nii et halleluuja, see on väga hea. Nii et kui me räägime, et vanas, kujutame ette näiteks, kui puudutada seda haiguste küsimust. Vanas lepingus ei olnud ühtki haiget nende keskel. Kuidas on lood uues? Aga mõtlema panen. Vana elas vanas, aga uus elab nüüd vanas, võib-olla sellepärast on probleem. Ja no muidugi, eks. Aga näiteks, kui me siit loeme, vaadake see esimese Peetruse 2:24 näiteks ta ütleb. Ta kandis ise meie patud oma ihus üles ristipuule, et meie, olles surnud pattudele, elaksime õigusele. Minu õigus, võin ma öelda, asja mõte on ju selles, minu õigus on olla patuta. See ongi Kristuse ohver. Patuvaba elu. Minu õigus. Kristuse tehtu on minu õigus. Ma olen see, keda tema nüüd mind ütleb olevat. Las kõik kõnelevad midagi muud. Tead, ei huvita enam. Ei huvita lihtsalt. Sest tema ütleb, sa oled minu õige. Siin on selle asja iva ja selle nii-öelda saladus, millest ta edasi räägib. Ja nüüd ta ütleb, ja tema vermete varal te olete saanud terveks. Ta ei ütle nii. Tema vermete varal te saate terveks. Te olete saanud. Nii nagu ma ütlesin, kui see rahvas tuli sealt Egiptusest ära, nad olid Egiptusest tervenenud juba, kui nad välja tulevad. Mitte kõrbes ei saa terveks. Kui te panete tähele seda siin, Piiblis seda on välja toodud niimoodi. Kes sealt väljusid, ei olnud ühtki nende seas haiget. Vat, halleluuja, see oli vana. Ja kui me räägime nüüd uuest, siis Golgatal 2000 aastat tagasi on kõigi haiguste eest Jeesuse ohvri hind makstud. Olla terve. Halleluuja. Puhas halleluuja. No ja vaata, siin on nüüd see asi. Inimene nüüd ütleb, aga kogemus räägib midagi muud. Las kogemusel rääkida 100 muud asja, ei huvita. Aga mind huvitab, mis sündis Golgatal. Teate, see on nii hea uudis. Paremat uudist olla ei saa. See, ütleme, Golgata iseeneses veel, kui sa mõtled nagu saatanlikkuse suhtes ja ta oli nagu teatud mõttes Golgatal veel kurat sai ka rõõmustada. Saime ta, rajalt maha või saime ta sinna ristile, saime ta sinna neetud seisundisse nüüd pandud ja lõpetatud temaga. Aga seda ta küll ei osanud arvata, mis peale seda toimuma hakkab. Mis sünnib üles tõusmises.
ja kogu Jumala õigsus avaldub korraga. Need kõik maised kohtud, kõik on Jeesuse hukka mõistnud. Kuulete tänagi maailma kohtud, mis moodi nad mõistavad kohut. No rumal, kes läheb õigust saama. Kui sa Jumalat ei tunne. Saad aru? Jumal on su õigeks mõistnud. Ja kui Jumal justkui kinnitas oma seda, et öeldes oma pojale, kõik, mida sa tegid sa õigesti. Tähendaski see üles tõstmine, kui ta tõstis tema oma paremale käele taevas. Ja ta ei jäänud, mis iganes, surmavalda, ta ei jäänud kusagile kinni. Ta riisus ülemustelt võimudelt relvad, on ju, tehes nad kõik avaliku pilke alusteks. Ta võidutses ja läks oma võidupaika. Ja teate, sinna paika, kuhu ta asetas täna koguduse. Õigsuse paik. Sa oled õigeks, kuidas ütleme, õigeks juba mõistetud ja tehtud selle töö läbi, mis sündis 2000 aastat tagasi Golgatal. See ei ole, mis täna veel sünnib. Täna ma saan teadlikuks tõest. Hoopis teine teema. See, kus mu hing võtab selle omaks ja ütleb, tõsi, mida sa tegid, see sündis minuga. Aga vaimus on see juba ära toimunud ja me oleme vaiminimesed armsad. Meie vaimus on tõde ära toimunud. Ainult hing peab kaasa tulema ja aru saama ja tõdema. Jah, tõesti see on nii toimunud. Mäletate, kui nüüd ülestõusmise pühad olid siin hiljaaegu just. Huvitav oli kogudustes, kuulda seal vahel teenistustelt öeldakse, et Jeesus on üles tõusnud. Siis kogudus vastab, jah, tõesti ta on üles tõusnud. Ma tahaks vägisi küsida, aga kuidas sinuga on lood? Kui saad aru, jah, ta on üles tõusnud. Jah, teda ristil näha ei ole, ta on ära läinud, üles tõusnud. Aga mis minul sest asja on? Mõistate? Kes mina nüüd olen? Mina olen Jumala õige nüüd. Teda äratati ülesse minu õigeks saamise pärast. Mitte see, et ta on jah tõesti üles tõusnud. No jah, see on ka. Aga see on alles algus. Aga mis minuga sündis? Mina sündisin tema õigsuseks. Vägev. Teate, need on head asjad. Teate see, ma võtaks korra siin lahti see teise, mis ta on teise Korintuse, see 5.21. Näiteks ta ütleb, ta on teinud patuks meie asemel selle, kes patust midagi ei teadnud, et me saaksime Jumala õiguseks tema sees. Meil ei ole õigust väljaspool teda. Kõik, mis Jumal tegi Kristusega, seda ta tegi ka minu ja sinuga. Kus on alles staatus? Teate, see kuidas sa mõtled, iga mõte on omaette selline ilmutus, mis peab korraga äkki panema nagu sul paugu pähe. Mida? Ja sa said sellega Jumal hakkama. Kogu see vana ajastu ei ole küündinud. Inimene ei küündinudki sinna lähedale. Ja tegi korraga Jumal Jeesusega ära. Ja sina ja mina nüüd Jeesuses. Halleluuja. Nii et pidu vaja pidada nüüd. Selles ei saa kui öelda, et leping on vapustav, kus me täna sees oleme. Seal ei ole mitte üks asi meie poolt vaja sinna juurde kirjutada ega lisada ega midagi veel ära teha. Kõik tehti Jeesuse poolt ära, et Jeesus võis öelda, nüüd on see lõpetatud. Halleluja, ära lõpetati, ära tehti, õigeks sündisin, uue elu sain, kõik on temal. Kas pole fantastiline? Ma ei tea, see mind alati nii vapustab või raputab. Ma ei tea, kui keegi kunagi ütles mulle, kuule, sa räägid ennast lihtsalt röömsaks. Aga kuule, mis asi on püha vaim või Jumala riik? See on rõõmuriik. Kui sa mõtiskledki Jumala riigi olemuse peale, kas sa ei peaks rõõmus olema? Aga kui sa vanat lepinguga segamine asja ajad, siis ma ei tea, kas sa leiad rõõmu. Siis tuleb otsida. Siis kus sa ta leiad, on ju. Aga kui sa oled sündinud sellesse, siis sa vaatled seda, imetled seda. Ja siis, kui näiteks see kadunud poeg tuleb koju, no kuule,
kuidas mitte rõõmus olla. ja, täpselt. Ma saan aru, see on nagu juurde kirjutatud elus ja ma ei tea, mis asi see on. Aga seal kõrval on kohe see vanem poeg, kes tuleb, teeb oma ettekande. Kas see sinu poeg, ei, oleks pidanud ütlema minu vend, ta ei saa öelda minu vend. See sinu poeg, see on ju kohe süüdistus ka isale. Vot. See sinu poeg on koju tulnud, kes kogu vara nooredega ära raisanud ja nahka pannud. Nüüd sa teed talle peo. Mida? Oi. Ma usun küll, ta ka pöördus. Tal oli ka oma aeg. Seda ei saa öelda, et temaga oli asi lõpetatud. Aga see hetke olukord, see õiguse välja toomine. Aga mida sina isa tegid? No sama asi ju me näeme algul patu langemises. Me näeme seal Eedeni aias. Mida naine ütleb? On ju? Või see, kui Aadama käest küsitakse seda, siis Aadam ju ütleb samamoodi Eeva kohta. See naine, kelle sa mulle andsid. Tähendab, Jumal, sina oled süüdi. Ja vaata see naine ka, kelle sa mulle andsid. See tegi mulle probleemi nüüd. Mida? Sul on omal pea otsas, kuule. Aga no lihtsalt ei ole valgust või seda nägemist sellel hetkel, et ma lähen selle vale järgi nii kergelt. Miks see tuleb meis nagu esile? Või nagu see Marta ja Maarja lugu on ju. Jeesus, kas sa üldse ei hooli sellest? Ta laseb mind toimetada. Jeesus! Tule meeleparandusele. Mina toimetan üksinda. Ja see Maarja istub su jalgade ees ja mitte midagi ei tee, tead. Ainult kuulab. Jeesus, paranda meelt. Saada ta mulle appi. Saate aru? Miks selline reaktsioon peab sündima kohe? Vaata see käsk paneb kohe paika teise. Kontrolliv. Kontrolliv veel selline vaim. Määratleb kohe paika tead teise. Aga mismoodi mul õigust on kedagi paika panna siin, kuulge? Ma ei saa kedagi paika panna. Mina elan ju Jumala armust, ma olen see, kes ma täna olen ja ma lähtun sellest, mida Jumal on mulle andnud. Ma ei saa sellepärast ka ühegi, mis iganes venna või kellegi kohta öelda, et ta on mingi hereetik või nagu kuidas öeldakse. Ta on see ja see ja see. Mina olen see, kes mina olen. Mul ei ole au öelda teise kohta, kes teine on. Tema elab täna selle hetke valgusega, mis temal on. Tal ei ole rohkem, kui tal on see, mis tal on. Ja mis see aitab, et kui mina teda hukka mõistan või õigeks mõistan, seda pidi või teistpidi. See on ju hea ja kurja tundmise puu produkt tegelikult. Meie sööme täna elupuust, seal ei ole hukka mõistu, seal on ainult igavene õigeks mõist. Halleluuja. Nii et kui see õigus, ütleme, kuhu me oleme sisse sündinud, tõesti ütelda, me oleme ikka tõelise portsu otsa sattunud. Kuidas Jumal meid päästis ja kuhu ta meid asetas, et seda mõista selle asja sisu täna. Ma ei tea, kuidas see laseks meid veel, nagu ta ütleb, olla viitsimatud või hooletud või kuidagi niipidi. Aga häda on siis, kui ma ei näe seda, mis portsu otsas ma olen. Kus sisse ma olen nii-öelda sattunud või kuhu mind on asetatud, sünnitatud, kelleks mind on sünnitatud. Teate, need on midagi, mis raputab täna kogu seda inimkonda, kui me saame teadlikuks seisundist, kes me täna oleme. Vaadake, sama asi on ju, kui me näeme kas või selles leiva murdmise juures ka on ju. Et nagu ta ütleb, katsuge ennast läbi ja vaadake, kuidas te seda sööte. Keda me sööme? Kristust sööme. Aga kes läbi katsuvad ja vaatavad, kuidas nad seda söövad lihas olles, siis ma küsin, kus sa oled? Oota, mis päeval sa heaks tahad saada? Kas sa ei näe, kes sa oled? Mida sa tahad saavutada, kui sa liha vaatad? Et süüa. Meid ei ole kutsutud lihavaatlusesse, vaid Kristuse vaatlusesse, kes katmatu palgega teda vaatlevad, need muudetakse samasuguseks, nagu tema on. Halleluuja. Kogu elu on tema ja veel kord tema. Ja see olen mina.
halleluuja. Teate, see on see, mida Jumal tegi Kristusega. Seda sama ta tegelikult on teinud iga inimesega täna siin maa peal. Kui me vaid näeme. Halleluuja. Ja see on see, mis suke hea matsu annab, tead. Sa ei saa olla enam endine. Sa ei saa mõelda enam endiselt. Sa ei saa toimida, nagu sa enne toimisid. Ja kes ütleb, et no jah, siis mul on ju õigus pattu teha. No siis sa ei ole rajale saanud. Sa pead päästetud saama. Saad aru, on ju? Sest see raputab kogu sisemuse. Jumala tulek, see on riigipööre, kuulge. Ja ongi. Amen. Ongi. Ja ongi. Jaa. Seal on korraldatud riigipööre. Kõik teistpidi ära pööratud. Mitte miski pole enam endine. Ja sellepärast öeldakse, et sind on täitsa ära pööratud või kuidas öeldakse. Mõned ütlevad, et su ajud on nii ära pestud, et siis vahel mõtled, et kes, no teate, me kõik inimestena maa peal elades olemegi teatud mõttes aju pestud. Aga küsimus on ainult kelle poolt. Just. Vot, see ongi see. Kelle poolt sa oled pestud? Kas püha vaimu või meid? Täpselt. Küsimus on, kes su isand on. Selle poolt sa pestud oled. Just. Nii et me ei anna aru tegelikult sellest sisust. Ma tean, ühes koolis kunagi nagu keegi küsis mu käest seal, et kui ta kuulis seda, no mida me jagasime Kristusest ja siis ta ütles, et te olete ju nii ajupestud inimesed. Oi, teda ajab südamest naerma. No ei taha talle midagi sellega vastu öelda, aga no mõistad ju. Aga kus sinu ajud on pestud? Vot. Kus masinas sa oma ajusid pesid? Kõik, kes maa peal elavad, kõigil on ajud pestud. Tegelikult võiks nii öelda. Küsimus on, kus sa oled oma kasvatuse saanud, alates sinu vanematest, sinu koolist, sinu sõpradest. Kõik, kellega sa oled kokku puutunud. Kõik need on jätnud midagi sinu ajudesse. Informatsioon. Ja aga keegi arvab, et tal on ainult tõde. Tõde on ainult üks. See on Kristus. Ja nüüd, kui sa oled tõe poolt ära pestud. See on puhas, täiesti õige. Kes võib seista selle vastu, armsad? Kes võib kohut mõista nende üle? Ei saa. Ei ole lihtsalt, see ei tööta enam. Ja sellepärast mina olen otsustanud elus, mina ei vaata liha peale. Mida sa liha arvad minust? Ma tean, sinult on arvamus juba ära võetud. Läbi. Olgata juba kuulutas midagi muud. Ja vaat nüüd see, mida räägib mu suu, sellele ma annan eluõiguse. Mõistame, sest meile on Jumal andnud oma väe, kas nüüd vabastada rumalust või vabastada tõde. See on me valik. See on nüüd jah. Aga valik seisneb täna selles kohas on ju, kus ma täna olen, millisena ma tõde täna mõistan. Minu valik tänases on midagi muud kui see, mis on valik homses. Ma ei tea, valikute värk on üks huvitav värk, ma ei tea, kas seda valikut, ma ei tea. Teate... Meid on loodud, jah, vaba valiku. Jah, ühe külle pealt me oleme vaba valikuga olendid. Aga teatud mõttes see käib mul ka üle pea. Näiteks öeldakse, et miks inimene läheb, jutumärkides põrgusse. Tihti kristlased ütlevad, aga nad valivad endale põrgu. Mida nad valivad endale? Kas pimedus valib midagi endale? Pimedus on seda lihtsalt. Nad juba on seal. Mis nad valivad? Tähendab, küsimus on meis, kui me oleme Jumala poolt saanud valgustatud, siis tänases päevas, kui palju ma olen valgustatud saanud, selles valguses ma teen valikud. Aga homme mul on üks teine suurem valgus ja ma teen teised valikud. See on natuke keeruline teema, et seda üldse niimoodi tabada, sest ma teen hetke seisundis oma valiku, valides parimat, mida ma tollel hetkel mõistan. Järgmine päev võib-olla mõistan oma eilse valiku hukka üldse või üldse mõistan. Valik lähtub sellest mõtteviisi, mis su peas, millega sa nõustud. Ja sellepärast me päev-päevalt kasvame kogu aeg Kristuse tundmises ja selle sees sünnivad ka uued valikud. On ju, nagu ta ütleb ju ka, et kui te maailmast ära, kuidas ta ütleb, ära tulite, et nüüd mõeldes sellele, kus te olite, teil on täna häbigi mõelda sellest, kus me olime. Ja me tol ajal arvasime, et see on tõde. Mõistame.
ja niimoodi näitabki Jumal meile, Jumal on alati edasi liikuv. Tänase päeva tõde maksab. Vot. Ja siis öelda pimeduses olevatele inimestele, aga see on nende valik, nad valisid omale põrgu saatuse. Mida? Ma ei saa sellest üldse aru. Mida neil valida, kui nad juba seal on? Adam ja Eva ju ka ei valinud endale seda surma. Ei valinud. Nad ei teadnud ju, mida valida, mis see surm on. Nad ei teadnudki. Neil polnud kogemust, neil polnud mitte midagi selle kohta. Aga me ütleme, see oli nende vaba tahe. Muidugi see on see kuulame, mida me kuuleme, informatsioon ikkagi. See oli pettuse vale, mis ikkagi... Infoga seonduv küsimus täna meie õhustikus. Nüüd annaks Jumal armu, et ma tegelen õigete asjadega. Mu vaade on Kristusel. Ja ma ütlen üksnes temale, ma tean, tõde tuleb sinult. Ja muud tõde siin maailmas ei ole. Kõik muud on petuskeemid. Nii on. Ja kui osav ma nüüd petuskeemides seal toimima olen, no Jumal teab. Kui ma temaga ei arvesta ja temal ei vaata ja temalt nõu ei küsi, tema juhtimist ei saa. Sest miks Rooma kiri ütleb, kõik, kes on Jumala vaimu poolt või kes on Jumala lapsed, on need, kes on Jumala vaimu poolt juhitavad. Tema on otsustanud meid, sind ja mind, kõiki juhtida täna oma vaimu läbi ja teada anda seda, mis on tõde ja mis tõde ei ole. No oot, see on teine teema nüüd, jah. Sealt hakkabki. Jeesus ütles ka, pange tähele, kuidas te kuulate. Ja see, kui me oleme näiteks sündinud ühte sellisesse, nagu ütleme, mingisse teatud sekti või teatud sellisesse olukorda, ega nad seal ka ju ei tea, et see on vale, näiteks, kui nad on vale sees, mingis pettuses. Nemad ju ei tea sellest. Nemad tahavad ka seal parimaks saada, pingutavad, ponnistavad, proovivad, teevad kõike, mis teha annab, aga nad on kinni võetud justkui sinna. Ja siis küsime jälle, kõrvalt nii kerge öelda, see oli nende valik, nemad on seal. Nagu neil oleks valida olnud. Mis neil valida oli üldse? Need on natuke selline, kui kõik inimesed saaksid maa peal, ütleme, ühe lähte, aga mitte ühel inimesel, kahel inimesel pole samat lähet. Isegi samas perekonnas, üles kasvanud. Kool on ikka erinev, sõbrad on ikka erinevad, keskkond on ikka erinev, mõjutegurid on ikka erinevad, kogemused, kaasa saadu, kõik on ikkagi mingil määral erinev. Väga kerge on inimestena asju paika panna teiste jaoks, aga see on see, kuidas ütleme, käsuajastu, kus me määratleme liha tasandil möödame. Aga see on läbi omade. Jumal näeb üksnes seda, mis on südames. Üks mees ikka mulle vahel helistab seal, ütleb ikka, ta on selline alkoholi ja tarvitab veel ja tema ikka helistab vahel, ütleb mulle niimoodi. Jah, ei, mind ei mõisteta. Ainult ma tean, Jumal näeb mu südant. Ma ütlesin, väga õige. Väga õige. Jumal näeb üksnes su südant. Lihtsalt ta ei saa ühegi, kristlased mõistavad ta hukka, kõik mõistavad hukka, miks sa jood, miks sa selline oled, miks sa seda teed, ta ütleb, aga mida ma teha saan? Ja pärast ütleb, ainult sulle saab helistada, sina saad aru minu olukorrast, teised ei saa aru. No ma ütlesin, mina võtan igat inimest sellisena, nagu inimene on. Mina ei mööda kõik ühte moodi. Sest tema on sellise kasvatuse saanud, sellise tausta saanud, sellise lähte saanud olukorra. Ja siis ta kukub seal evangeeliumi kuulutama ja nii ja naa. Ma mõtlesin, kes nendelegi jooma inimestele kuulutab, kui sina ei kuuluta. Vahel ta saab vastu nägemist ka rusikaga ja ta ütles, ja siis kuulutan jälle edasi. Aga kui sa mõtled, kui tubli evangelist on, oleksime meie nii tubli. Saate aru. Vahel ta saab pekse seal, aga mis siis? Ma kuulutan ikka edasi. Ta on nagu Paulus seal. Aga ta teab, kui oluline on, et evangeeliumi tõde leviks. Täna hommikul ta isegi helistas, ütles, see on vist esimene kord, kui ma helistan sulle kaine peaga. Aga ma lihtsalt lühidalt tahtsin öelda, soovin sulle Jumala õnnistust ja ma soovisin talle vastu ka. Ta ütles, ta ei ole vist kunagi kaine peaga veel helistanud. Tal on väga raske, kui tsüklisse läheb, kaob nii ära, aga samas ta on selle poolest jälle tubli. Vahel nagu mõtled, et appikene tahaks nagu
noh, teda aidata, iganes tahaks aidata, aga ometi ta 15-aastase noormehena võttis vastu Jeesus oma südamesse. Sai ristitud ja ta teab, ta sai uue elu. Ja see, kuhu ta siis hiljem kadus olukordade tõttu, on lihtsalt kahju täna, et ta on seotud. Aga Jeesus elab ta sees. Siis vahel mõtled, no kes veel tublim evangelist on kui tema? Ja kui ta on joomanest kogu aeg suu käib ja kogu aeg ta räägib Jeesusest, kõigile räägib, tänaval inimesed tulevad vastu, siis mõni ütleb, et mine kirikusse, seal räägitakse Jeesusest, mis sa siin räägid? Aga tal muust teemat ei ole kui ainult Jeesusest rääkida. Ja mõtled, et kui me kõik saaksime aru, nii nagu tema saab aru, kui tähtis on Jeesus tema jaoks. Jälle ühe külje pealt. See on asjaga teine külg on olemas, on ju, kui niimoodi võtta. Aga vähemalt nii armas on inimesega koos olla. Nii et me elame täna uue lepingu päevil ja sellel ajal, kui kõik on Kristuse poolt lõpetatud. Et ta ei jätnud sulle ega mulle enam mitte midagi lõpetada. Ega öelda, et kas sa oma osa oled täitnud. Tead, mul nii meeldib, minu osa on 0. Ja minu osa oli öelda aitäh talle, mida mu päästis. Tegi mind uueks. Siis ma lihtsalt tänan Jumal, see on kõik ära tehtud. Nüüd ma lihtsalt olen sinuga, kasvan sinuga, kui seda üldse niimoodi kasvamiseks saab nimetada, iga elu uus päev on kasvamine või teatud mõttes uute kogemuste omamine. Kõike seda, mida sa saad temaga kogeda, rõõmust osa, rahust osa, elust osa, on ju? Üks tähistamine, kadunud poeg tuleb koju, tuli tähistada, kiiresti, pidurõivad, kiiresti, kingad jalga, sõrmed sõrme, kõik kiiresti paika. Et ta enam nii lolli juttu ei räägi, kui ta seni rääkis. Võta mind vastu kui ühte oma sulast. Mis ta tahtis riigipööret korraldada või? Mis ta seal teha tahtis? Vaimselt, mõistame. Ta oli ju poeg. Ja siis anti talle seisund, et oleks pidu, et austus ja sama sa leiad ju seal selle kadunud lamba puhul, kadunud selle trahmiraha puhul, oli vaja otsida, leida ja pidu. Halleluuja. Kolgatal, mis ära toimus, see on ju meile täna pidu. Jumal äratas ülesse Kristuse. Meile on see tähistus, et ta ülendati isa paremale käele, sest sealt toimub täna siin koguduse elu maa peal. Isa paremalt käelt. See ei ole mitte kuskilt poolt mujalt, see ei ole ka mitte ainult sealt Jeesuse surmast. Selle me kõik lävisime koos Jeesusega. Miks ma enam ei sure? Sellepärast, et ma juba koos Kristusega surin. Kas pole huvitav, on ju? Kui sa mõtled, mis asi see kristlus üldse on ju? Ma olen Kristusega koos surnud või esmalt kannatanud, surnud, maha maetud, üles äratatud ja taevases seisundis. See on kristlane. Mis muud seisundit ei ole ju? Ei olegi. Ja siin ma olen tema armu nautija. Mida arm on korraldanud minu jaoks. Ja nüüd, et lapsed on selle osalised, nüüd pidi Kristus esmalt ise saama selle osaliseks, et kaotada selle, kelle võimu all surm oli. See on kuradi, on ju. Ja teha kõik selle osalisteks, elu osalisteks, nagu Jeesus ütleb. Mina olen tulnud tooma, et teil oleks elu ja seda elu oleks ülikülluses. Ja need elavave jõed voolavad välja täna meie sinu ja minu seest. Halleluuja, selles me tähistamegi võitu. See ongi see sõna Kristus, võidmine, mis voolab. Halleluuja. Nii et kogu aeg möödetakse 2, kuidas oli see kilomeeter maad, mis see on, 200 küünalt. Möödetakse kogu aeg sulle juurde. Kogu aeg möödetakse uut maad. Sest sa elad temas. Nii et sa oled ühe etapi lävinud, järgmisse etappi, järgmisse. Kas see lõpeb? Ma arvan, mitte kunagi elus ei lõpe. Sest avastuse maailm Jumalaga ei lõpe. Halleluuja. Arm ei lõpe. Sellel ei ole piir. Vaata, ta ütleb siin ka selles Efesuse kirja 3. peatükis räägib, et tunnetades ära Jumala armastuse on ju sügavuse, pikkuse, laiuse, kõrguse. Teil mõte on ju selles, kuidas sa tunnetad.
tunnetadki seda moodi, et tunnetad ja tunnetad ja tunnetad ja Ja, tunnetad, vaimu. ei ole piire, võimas. sest arm on iga päev uus. Vaat sellel ei ole piire enam. Tingimusi ei ole ja vanalepingu ajal kõigil asjadel kõik, ainult tingimustest elati. Ja sellel lepingul ei ühtki tingimust, sest Jumal toimetab Kristuse kaudu. Halleluuja. Nii et kui öelda, kui õnnistatud mina ja sina täna oleme, me oleme nii õnnistatud, et rohkem olla ei saa, lihtsalt teistmoodi väljendada ei ole võimalik. On ju, nagu Jumal on algus ja ots, ta ei ole lõpp. Jumalas lõppu pole. On ju? Ta on nagu algus ja ots, aga see on lõputu. Temas ajas ja ruumis seda ei ole algust ega lõppu. Meil on aeg ja ruum, meie mõtleme aja ja ruumi põhiselt, aga Jumalas see puudub. Ja kas pole vägev? Nii et see on üks arm, mille sisse ma olen sündinud, mida ma olen kutsutud omandama, vastu võtma, seda nautima, selles elama. Ja siis nii nagu öelda, nagu armunud inimene, ega sa ei ole nagu adekvaatne mõtlema, sest sa mõtled ainult temast. Küsitakse mingeid muid küsimusi, ikka sa mõtled temast. On ju? Sest kõik on seotud ühe isikuga elus. Kes on see eluallikas? Tema on minu allikas, tema on minu olemine, tema on minu tegemine, tema on minu väljendus. Keegi arvab kõrvalt, et sa oled päris hulluks läinud ja las arvab, see on tema arvamus. Aga mina elan oma elu temaga. Ja ma ei taha arvestada seda, mida keegi minust arvab, et meeldib inimestele. Oled sa mõelnud, sa ei saa mitte kunagi kellelegi meeldida. Ühel päeval sa jooksed vastu seina. Parem ole loomulik. Ja ole see, kelleks Jumal on su loonud. Ja las teised võtavadki sind ja mind vastu sellisena, nagu Jumal minu on loonud. Üks on natuke ühtpidi, teine on teistpidi ja kolmandat pidi. Aga iga ühe läbi täiustataksegi ihu. Erinevat ihuliikmete läbi. Nii et mina ei saa olla sina ja sina ei saa olla mina. Aga meil on oma koht ihus. Nii et Kristus tahab olla see, kes on kõigis meis austatud. Teate, sest ta on meie kõikide pea. Ja oma pea rolli ta ei anna mitte kellelegi. Ja nii nagu meie ei saa olla mitte kunagi ülempreestri seisuses, sest ta oma seisust ei anna kunagi mitte kellelegi. Aga preestrid me oleme kõik. Nii head lahendid tegelikult, kui sa mõtled. Et vaata, need teatud asjad on, mis on igavesed. Ma üks päev mõtlesin, nagu käis korraga nagu vaimu silme eest läbi selline pilt, et see on huvitav, et kui sa mõtled, sa oled vaim inimene ja kõik, mis sinu vaimus on täius. Ja nüüd kõrvale pannes hingemaailma. Hingemaailmas on kõik asjad muutumises. Praegune hetk oled selline, järgmine hetk oled selline ja siis oled selline. Kogu aeg kõik muutub. Hingemaailm kogu aeg muutub. Vaimuilm oli, on ja jääb igavesti muutumatuna. See sama on ta igal ajal, iga päev, iga olukord. Ja sellepärast on nii hea rääkida vaimusõna üksteise vaimu. Kõneleda vaimule seda, mis vaimus on toimunud ja toimumas. On ju? Ja see on vabastava väega. Halleluuja. Nii et kui sa räägidki Kolgatal tehtud seda sündmust, mis Kolgatal aset leidis, ongi see vabastav, ta toobki ju vabaduse, kes tunnetab poja, saab tõeliselt vabaks. See ongi poja sõna, mida me vabastame üksteise ellu. No see ei ole mitte enam, on ju, nagu ma siin mainisin selle tervise koha pealtki, et umbes, et saa terveks, vaid me ütleme, ole terve. Sest Kolgata on see koht 2000 aastat tagasi. Sa ei saa enam midagi saada kui see, mille sa oled juba saanud. Vaadake, vaimu ilmas ei ole seda, kuidas ütleme, ma midagi teen, et seda saada. See on kõik ära tehtud. Ma lihtsalt avan oma vaimu silmad selle taevase nägemuse jaoks nägema, mis on toimunud. Ja ma saan ainult talle öelda, Jumal, ma tänan tehtu eest. Ja mul ei ole mitte midagi muud öelda, kui ja Jeesus, ma tahan seda uskuda. Nii see on, et ma usun, sellepärast ma räägin.
on ju sellepärast, et toime ongi selles, miks sa räägid seda tõde välja. Sellepärast, et sa usud seda. Aga sa ei saa ära seletada, miks sa seda räägid. Või noh, mis on selle asja mõte, miks sa usud näiteks. No kuidas sa teed kellelegi selgeks, miks ma usun Jeesust? Keegi, kes teine kõrval usub, ta saab aru sellest. Aga näiteks maailmas olev inimene ei saa aru, miks sa usud. Ära usu seda. Ei usu teistmoodi. Aga sa usud sellepärast, et Jumal on ise selle usu pannud sinu sisse. Sina reageerid tema enda usule. On ju? See on huvitav mõte tegelikult. Ma ei saa ise genereerida usku. Ma saan välja kuulutada tema sõna. Ja see paneb mind pöördesse. No. Põlema paneb kohe. Lendu annab kotkatiivad. Annab liikumise, korraldab peo, on ju. Sest meie elame ju täna Jumala kojas. Kas pole huvitav? Ja kui Jumala kojas ei ole pidu, siis on midagi seal, kas siis Jeesus on välja kolinud või mis toimub? No ta ei saa välja kolida. Saate aru, ma lihtsalt teen naljaga. Meie meelte informatsioon takistab. Hinge tasand tihti takistab selle vaimu peo esile tulemist. See on tõsine. Sest loogiline on see, et kogu aeg on Jumala kojas pidu. Sest kõik on ju lõpetatud. Oleks midagi veel teha. On öeldud, preester seisis päevast päeva oma teenistuses, sest kunagi teenistus ei lõppenud ära. Ei saanudki lõppeda, kuniks Jeesus tuli. Ja teate, kui see, võiks öelda, kogu Jeesuse asi või see vana lepingu talle ohverdamine ja see tähistamine. Teate, see oli vari ja kuju. Aga nüüd on tulnud tõeline Jeesus. Ja kujutate ette, ta ei jäänud Jeruusalemma või kuskil sinna. Ta ei seostanud enam ennast ühe rahvaga. Vaid ta sai kõigile. Kas pole huvitav? Ei ole enam paganaid ka selle pärast. Läinud. Ainult uus lood on järgi jäänud. Sest selleks ta ristile läkski. See oligi tema eesmärk jätta oma elu või surra meie eest, et meie võiksime nüüd igavest elada. Isa armastus väljendus. Tema jättis oma elu, ta ütles, et mul on meelevald jätta ja jälle see taas võtta, aga meile nüüd antud meelevald temalt elada igavesti tema elu läbi. Ja seda ta nüüd on andnud kõigile inimestele täna. Tänu Jumalale. Halleluuja. See on nii rõõmustav, et ei ole enam ühtegi, kes oleks, ma ei tea, kinni püütud või pettuse vang. Ainult meie meeletasand hoiab meid vangistuses. Tegelikult vange enam ei ole. Kõik, kes on vabaks saanud, on tõeliselt vabaks lastud, sest vaim on nüüd selle tegija. Ja meie keskendumine on alati sellele, kes ma nüüd olen. Ja no ma saan aru, inimene vaatab sellele, mida ma oman. Aga täna nii, homme naa. Jälle nii. Võta jätta. Aga kes ma olen, see kunagi ei muutu. Aga huvitav on see, et inimesed veel ei näe seda, et nad on sünnitatud isa lasteks. Nad ei näe, vot see ongi see. Ja kurat on saanud valetada informatsiooniga, petta nende meeled ja hoida fookus ära isalt. Aga usk tegelikult öeldes ongi ju minu vaimulik nägemine. Usk ongi, mida ma vaimu silmes näen. Kui ma ei näe, no mida ma usun. Aga inimene tahaks käega katsuda ja silmaga vaadelda ja kuidas ta ütleb, tunnetada, et aru saada, et kas see on õige või see ei ole õige. Aga ta ütleb, mis pole ühegi südamesse tõusnud, silm pole näinud, kõrg pole kuulnud, on ju. Selle Jumal on ilmutanud nüüd neile, kes teda armastavad. Aga selle armastus on Jumal pannud ju nende sisse. Meil ei ole seda võtta, kui seda ei ole. Aga see on Jumala poolt kingitud meile. Ja see on selle poolest on ta väga hea. Nii et see, et saatan sai näiteks Eevat petta. Ta sai petta sellepärast, et võiks öelda, Eeval oli, noh, ütleme, identiteedikriis oli. Ta ei teadnud, kes ta on tegelikult. Selle nägi ka Jumal ilmselt ette. Jah, seda ta nägi ette. Ja see pidigi niimoodi minema. Mina näen seda täna nii. Ja nii see pidigi minema. Muidu meil ei oleks täna päästet. Sest see on kõik pikk ahel.
tegelikult, kui sa vaatad. Jah, on. Pikk, ongi. Mis kriis Aadamal oli? No ka identiteedikriis. Samamoodi. Nad olid üks, vaata. Sama asi tuleb täpselt välja. No ma ütlen, saatan nagu on kadunud seal vahepeal, on ju. Kui Jeesus tuleb välja, saatan ilmub ka välja. Vana testamendis sa ei näe teda nagu korra seal virvendab seal Hiobi raamatus ja paar korda veel kuskil näed ja siis teda ei ole lihtsalt. Kõike teeb ju Jehova seal, no mis iganes. Hävitab ja tapab ja mis iganes korraldab seal. Kõik on Jehova teeb. Jehova ütles, Jehova pani, tahtis hävitada nad kõik ja nii edasi. See on vahel niimoodi absurdi jutt ja nad teadsid ju seda, et pimedus tuleb Jehovalt ja valgus tuleb, on ju. Uus leping ütleb, et tema on valgus ja temas ei ole mingisugust pimedust. Ei ole võimalik olla temas, on ju. Aga juutide arusaam oli nagu teistsugune ja läbi selle spektri, kuidas nad tõde teadsid, sellega nad ju tegid ka teatavaks ju sõnumeid. Nii et selle poolest tuleb alati, kui ma midagi loen, alati ma panen tähele, kuidas see ühtib uue lepingu tõega. Kõike, mida ma loen. See peab läbima ühe filtri. Uue lepingu tõe filtri. Ja mis ei läbi seda minema, pole minu asi või hetkel ta ei kuulu mulle. Küll selleks siis oma aeg on, aga ma ei saa vastu võtta, mis ei ühti sellega, mida Kristus Golgatal tegi ja tema surmi üles tõusmine kinnitas. See on nii oluline seda mõista. Et ma ei lase seda nagu kuidagi käest ära minna. See, kui Jeesus tuleb maa peale, siis on öeldud ju, et vaim viis ta välja, tähendab nagu kiusata. Seal on küll vaim väikese algustähega, eesti keelde on ta kirjutatud suure algustähega, aga kreeka keeles on ta väikese algustähega, nii et ta on nagu mõistatuslik. Las ta olla. Vaim viis ta välja, tähendab kiusamiseks. Ja nüüd teda kiusati ja esimene, panete tähele, mis esimesena talle esitati. Kui sa nüüd oled Jumala poeg, siis jälle identiteet. Kui sa oled Jumala poeg. Ja ta unustas ühe sõna ka veel ära, armas. Ja, seda ka. Ja. See oli ka veel lisaks, jah. Aga see on huvitav mööda. Kõik meie elus katsutakse läbi sellel identiteedi tasandil. Ja kui ma ei tea oma seda isikupära, et ma oman taevast DNA-d, ma olen oma isa poeg. Seda tahab, saatan, kuidas Jeesus ütles ka ju seal, et saatan on teid söölunud nagu nisu, aga ma olen teie eest palunud, et teie uskot sai lõppeks. Tähendab, meid kõike katsutakse teatud mõttes läbi, et näidata meile tegelikult, kus meie seisund on. Meie seisund on Kristuses. Nagu me oleme tema vastu võtnud, nagu ma seal Kolossa 2.6 lugesin, nagu me oleme tema vastu võtnud, nõnda käigem ka temas. Ja ma ei lase selle inimliku poolt ennast kõrvale viia, ära petta või et minu identiteet läheb korraga küsimärgi alla. Ma olen temas sündinud, see on kõige kalli hinnalisem aare. Seda ei saa keegi minult enam ära võtta. Ma tean, kes ma olen. Ma tean, kelleks ma sündisin. Ja ma tean, milleks ma siin maa peal elan. Ja ma tean, kuhu ma ühel päeval ka lähen ja mis minu lõpp saab olema. Aga need hetkepäevad, kus ma elan, tihti seda ma ei pruugi teada. Aga see pole tähtis ka. Jumal, kui sa loed näiteks, ma loen võib-olla selle, lihtsalt seda meenutuseks on seda hea lugeda, on see Moosese laul 91. Ja see on küll vana leping praegu, aga teate, kui vana on hea, siis ma ütlen, kui hea on uus. Ta ütleb, kes kõige kõrgema kaitse all elab ja alati kõige väelise varju all viibib. See ütleb issandale, sina oled mu varjupaik ja mu kindel mäelinnus, mu Jumal, kelle peale ma loodan. Sest tema kisub su välja linnupüüdja paelust, hukkava katku käest. Ja millised, ma mõtlen, need iganes ka ei oleks. Mingid viirused, mingid, ma ei tea, mis osa on plaanitavad viirused, mis veel tulevad ja mis iganes, mida püütakse veel kujundada ja teha ja kõike. Tema kaitseb. Et see on nii hea ja tema tiibade all sa leiad varju. Tema tõde on kilp ja kaitsevall. Ei sa siis karda ööhirmu ega noolt, mis päeval lendab. Ei katku, mis rändab pilkases pimeduses ega töbe, mis laastab lõuna ajal.
langegu 1000 su kõrvalt ja 10 000 su paremalt poolt. Sinu külge see ei puutu. Amen. Ei taba õnnetus sind ega lähene häda su telgile ja nii edasi. Ja ta annab oma ingletele sinu pärast käsu hoida sind kõigil sinu teedel, mida sa käid. Tähendab, tema on kõiges selles, kus sina ja mina liigume täna. Halleluja. Nii et see on ka nagu see Rooma 4. peatüki see lõpp ütleb ka. Ma lihtsalt tuletaks veel meelde neid tõotusi, kes loovutati, nüüd ütleb Kristus, kes loovutati meie üleastumiste pärast ja äratati üles meie õigeks saamise pärast. Ja seda on nii hea mõelda, kuidas oled sa õige? Kristus. Vastus on siin. Jeesus äratati üles. Olen mina õige? Küsimus, kas sa usud seda? Kuidas sa oled päästetud? Tema läks ristile, valas oma vere. Selle tõttu ma olen päästetud. Mitte sellepärast, et ma palusin, et saada. Inimesed teevad ikka oma teo selleks võtmeks. Ei, minu tegu ei ole võti. Tema tegu on võti, aga tagajärg on, et ma palun. On ju, see on tagajärg, mis minu poolt tuleb. Aga tõsiasi lähtub tema poolt. Nii et ma olen see, keda nüüd Jumal ütleb mind olevat. Teate, see on nii oluline, et pidu võiks alati kesta. Hea uudis, pidu ei lõpe kunagi ära. Nii kaua, kui me vaatleme tema tehtud. Pidu käib. Rööm käib, see on õigsuse, rahu, röömu riik. See kestab, tema ju nii-öelda genereerib seda kogu aeg esile. Nii et tema valguses kõik me näemegi valgust, kes tema on. Halleluja. Nii et need on, ma usun, need on head uudised, et keskenduda sellele. Tegelikult, no ütleme näiteks Eeva koha pealt ka, et miks Eeval oli see identiteedikriis. Et noh, talle pakuti ju, siis su silmad lähevad lahti, siis sa saad targaks, siis sa alles näed, siis sa... Ta oli ju Jumala näo järgi loodud. Mis tal veel puudus? Raske aru saada. Et üldse kuuletuda saatana ahvatlusele. Mis tal veel vaja oli tegelikult? Jumal tuleb isiklikult aeda, kõnelevad, suhtlevad, vestlevad, räägivad kõigest, mis iganes, noh, ma ei tea, millest seal võis olla. No ta pidi saama valiku teha tegelikult. No jah. Ikka valik. Aga vaenlane justkui paneb kõik asjad täna nii-öelda nagu proovile. Nüüd see sünnib meie asja näitamiseks. Kus ma asun? Kus ma olen? Kes ma olen? Ja nüüd see on ju minu tugevus, kui vaenlane mind ründab ja minust midagi ta ei saa. Kuidas Jeesus ütleb? Peatselt ta tuleb, aga ta ei saa minust mitte midagi. Kuidas on meie tunnistus? Sest ta teadis, ta on poeg ju. Tal oli identiteet oli paigas. Tal ei olnud probleemi identiteediga. Ta ütleb nüüd hetke pärast vaenlane tuleb, ta räägib seal oma ristitööst. Ta tuleb, aga ta ei saa minust mitte midagi. No, vaenlane kuulis seda, mis ta arvas siis sellest ütlusest? Kui saatan kuuleb sellist juttu. Mis tal arvata? Kehitab õlgu. Ta ei saa ise ka mitte midagi aru ju. Aga Jeesus ju teab. Kas saatan tulla, aga ta ei saa minust mitte midagi. Meie ka tema lastena peaks teadma. Isegi, ta ütleb, isegi kui nad ju löövad meie ihuristi, aga nad ei saa ju minust mitte midagi vastu ära. Ei saa. Sest see, mis mulle on antud, on vaimus, uus olemine. See on ju igavikuline. Halleluja. Nii head asjad. Lihtsalt halleluja. Väga. Ja kui sa meenutad seda, et kui vana oli juba nii hea, teate, kui palju parem on uus. Millest üldse uuest siis rääkida? Kui juba vana ajal ei olnud ühtegi põdurat, ühtegi haiget, ühtegi nii-öelda, noh, mis iganes seal nõrka ja väsinud ei olnud. Sest taevas täitis, taevas varustas, pilv nende kohal oli päeval, või noh, kuidas ta ütleb, päeval oli pilve all, et päike ei põleta, on ju, öösel oli see kuu või mis iganes, see või tulesammas. Jah, tulesammas. Tulesammas oli nende üle valgus.
nii et nad kogu aeg elasid koos Jumalaga. Ei olnud nendel üldse probleemi mitte millegist, nii et meie ka, teate, kui me elame uue lepingu ajal, meenutades seda uut. Vahel lihtsalt nagu, tead, kui sa hakkad ise niimoodi mediteerima ja see tõeliselt, ma ütlen, nagu šokib või niimoodi, et kas tõesti see asi saab nii hea olla, kui asi on hea. Jah, paneb imestama ikka väga, ainult imesta. Et kõik on mulle kingitud selle lepingu tõttu, kes ma nüüd olen. Et tema mu vastu võttis. Ei midagi minust, kõik on temast. Halleluuja. Halleluuja. Teate, kui hea see on? Jaa, see on lihtsalt sõnast. Ja kui sa nüüd piibelt loed, ükskõik mis kirjakohti sa loed, mulle meeldib see Luuka 28 ka või kus ta seal 26, 28, kus ta räägib seal sellest, ütleb, et ja kui ta nende silmad lahti tegi ja näitas neile pühakirjast kõike seda, mis tema kohta oli kirjutatud. Vot täna peaksime meie kristlastena küsima, mida me huvitav pühakirjast loeme? Kas loeme ka seda, mida Jeesus rääkis, mis temast on kirjutatud või loeme endale, ma ei tea, mis nuhtlusi, needusi ja ma ei tea, mis asju kaela? Sest meie olemine on temas, me ei saa ju ilma temata mitte midagi. Kõik on tema tõttu. Ma olen nüüd see, kes ma olen, on ju. Ma ei saa ennast muuta, tema on juba mind muutnud. Nii nagu tema ütleb mu kohta, nii nüüd mina olen, on ju. Kõik see kehtib lähtuvalt temast mulle. Ja kes saab seda otsust täna muuta, tagasi võtta? Mitte keegi. Ja see on ka hea uudis, et teate, meie teguviis ei ole nii, et kuidagi, et me oleme, Jumal ütleb, et oi, nüüd sa oled ikka olnud väga tubli. Ja siis vahel jälle Jumal ütleb, et oi, sa oled ikka väga laisk või väga vilets nii olnud. Teate, Jumala arvamus ei käi niimoodi üles ja siis käib alla ja üles ja alla. Teate, see on sinu tööjuhataja või kellegi teise hinnang, mida inimesed annavad inimestele. Jumala hinnang sinu ja minu kohta kunagi muutus. Ta teab algusest lõpuni kõike. Ma saan aru, piiblis on imelikud kirjakohad küll. Jumal kahetses, et ta oli inimese teinud. No Jumal saab midagi kahetseda. Kuidas see võimalik on? Ja samas ütleb teine kirjakoht, Jumal ei kahetse kunagi mitte midagi. Tal ei ole võimalik kahetseda. Sest ta on Jumal ju. Aga meie inimestena, meil on oma arusaam asjast ja siis me paneme selle arusaama ka Jumalale tihti, et Jumal kahetses. Ei, see, kes iganes kirjutas, see kahetses seal midagi vist. Et asjad nii olid. See oli see veeuputusega seoses. Või see oli veeuputusega jah, seotud asi jah. Et Jumal kahetses, et ta on inimese loonud üldse. Aga Jumal ei saa kahetseda. Muidu ta ei ole Jumal ju. Jumalal ei ole, teate, kunagi üllatusi. Meil on üllatusmomendid. Aga Jumalal puudub üllatus. Sest ta on kõik kõiges. Täpselt. Küll on huvitav nagu, et andku Jumal armu, et meiegi hakkame mõtlema ja asjad üle vaatlema, nagu Jumal vaatleb. Nagu on Jumala hinnang, et see oleks ka meie hinnang. Täpselt, vot. Vaat see on alles, see olemine elupuus. Sa oled elus ja sa kannad elupuu vilja. See ongi Jumala armastus esile tulemine. Ei ole muud vilja kandmist. Ei olegi. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma teoga on sooritanud selle, et minus ja sinus saab nüüd tema elada. Ja hea on, kui me Jumala templitena kokku tuleme, mida seal Jumala templis ikka tehakse, Jumala teenistus käib 24/7. Video. Üks ole. Ja kuidas meis kellegist teenistus välja paistab, nii ta paistab. On ju, me ei saa talle teha teenistust. Ta ise teeb seda teenistust. Temast lähtuvalt on teenistus. Tema on oma templi issand. Küll on huvitav tegelikult mõeldes, kõik lähtub tema poolt meie poole. Mitte midagi enam meie poolt tema poole. See puudub. Sest kõik on tagajärg Jumala armastusel. Nüüd meie sees, mida meie teeme seda temale. Aga see on tagajärg. See ei ole see, et ma teen kui tegu talle. On ju? Vaid tema armastus minus ja sinus teostab teda ennast temale endale. See lõpuks kõlab väga imelikult.
tema toimetab iseennast lõpuks kõiges. Siis ta ongi Jumal. Jah, ongi, jah. Mul lõpuks see nii välja koorub. Jah. Aga need põhimõtteid on hea mõtiskleda ja